Tere tulemast tänasel Priiuse põlistamise päeval siia Viimsi Püha Jaakobi kirikusse, et meenutada ühte meest, kes on ehk kõige rohkem, vähemalt viimastel aastakümnetel, panustanud sellesse, et meie Priius olemas saaks olla jätkuvalt. Ja ma usun, et just täna on hea meenutada meie armast president Lennart Merit ja tahaksin teda meenutada mõnede tema enda sõnadega, mida ta on öelnud. Esmalt tema uusaasta läkitusest pärit olev mõte 93. aastast, kus ta ütleb: riigi taastamine ei ole lambinupule vajutamine, millest hetkega sünnib piibellik valgus. Riik sünnib nagu laps, valude ja vaevadega. Aga nagu laps sünnib ta armastusest ja sünnitab oma korda armastust. Ma usun, et me kõik, kes oleme Eestimaal elanud viimase 20 aasta jooksul, oleme kogenud isegi nii mõndagi valu ja vaeva, kuid samas, vähemalt mina võin tunnistada enda kohta, minu armastus Eestimaa ja Eesti riigi vastu ikka ja üha kasvab. Ja kuigi elus on keerulisi hetki, siis tõesti kodumaa ja ka koduriik on kindlasti üks oluline asi iga inimese jaoks. Ja kuigi ka Lennart on öelnud, et Eesti riik ja Hiiumaa on loodud selleks, et kesta igavesti ja mitte kuraditki karta, siis meie peame selleks ikka ja alati palju tööd tegema, et see Eestimaa püsiks. Ja nii ka tema sõnadega võtaks selle väikse mõtiskluse kokku ja ütleks, et meist igast ühest sõltub Eesti püsimine. See on meie kodumaa ja meie igaüks saame anda väga suure panuse sellesse just nimelt oma kodumaad armastades. Aga me tõuseme hetkeks ka ja palvetame. Kõige väeline Jumal, kes sa oled nii armuline ja helde meie vastu ja oled õnnistanud meid, väikest rahvast, oma riigiga ja oled lasknud sellel kesta ja kasvada. Me täname sind ka Lennart Meri eest, kes on olnud Eesti riigi taasrajamisel väga oluline inimene, väga oluline juht ja mõttekandja. Me täname sind tema eest. Täname selle eest, mida sa oled Eesti rahvale tema läbi kinkinud ja palume. Anna sina talle ikka igavene rahu ja ole sina teda ka seal hoidmas ja juhtimas, kus tema praegu on. Nii usaldame ka endid. Siin Eestimaal radu rännates endid sinu kätte, Issand, ja palume, ole sina meie ligida. Aamen. Hea president Lennart Meri, me oleme siin pühakojas, et sind mäletada ja et sind mälestada. Head Lennart Meri pereliikmed,
head kaasteelised, rahvuskaaslased. Täna päikese loojudes tõuseb taevasse kevadise pööripäeva järgne esimene täiskuu. Igal aastal tuletab see sündmus meile meelde ülestõusmispüha saabumist. Täna vaiksel nädalal mõtleme eo ipso Kristuse ülestõusmisele surnust. See sõnum annab meile ja kogu kristlikule maailmale tuuma. Kinnitab sõna vabadusest. Uue Testamendi valguses on vabaduseks üleolek neist vägedest, mis on inimestele olemuslikult võõrad. Teisiti öeldes tähendab see inimese alalist kuninglikku sõltumatust nende võimude suhtes, mis ei kuulu meie jumaliku olemise juurde. Apostel Paulus ütleb, vabadus on võit kurjuse üle. Tänasel vabaduse pööripäeval põlistame Priiuse aastaid, kuid ja päevi. Meie eestlaste ajalugu ulatub minevikku üle 50 sajandi. Eesti riik ulatub minevikku aastani 1918. Meil on eesõigus ja kohustus mäletada ja tänada vabaduse eest kõiki varjude riigist väljatoojaid, vabaduse eest võitlejaid. Tänu tundes meenutame täna erinevate põlvkondade rahvuskaaslasi, võitlejaid ja meie Eesti riigi sõltumatuse eest seisjaid. Lennart Meri elu on olnud Eestile elatud elu. Ta ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust ega hetke, et seista Eesti eest. Tuletada ikka ja jälle maailmale meelde meie Eesti rahva olemasolu ja riikliku iseseisvuse vääramatut tähtsust ja ka õigust sellele. Ta on öelnud, oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Pärandkultuuri aastal kõlavad meie üles loetletud Priiuse päevad väga armsalt, aga ka valusalt. Kuid need magusvalusad päevad kinnitavad meie õigustatud lootust, mis on suunatud tulevaste põlvkondade õigusele ja eelnevate põlvkondade tehtud tööle, vabadusele, mis on võitnud ära kurja. Me palume üheskoos, hoia Jumal Eestit. Head inimesed, kõigepealt lubage mul kõigi Lennart Meri lähedaste nimel tänada Viimsi rahvast, Jakobi
kogudust, vallavalitsust selle kena märtsikuise ürituse ellukutsumise eest. Võime olla tunnistajaks, et see üritus on kujunenud traditsiooniks. Aitäh! Täna on eriline päev või ei ole? Või on ikka nii, et igas päevas on helgust ja on tumedust ja oskus on selles, kuidas tänast tumedust tõrjuda homse helguse kasuks. Eile, kas eriline päev või tavaline päev, eile tühistati Andrus Veerpalu karistus, mis rõõmustas meid kõiki. Aga sellega ei kadunud kuhugi vajadus võidelda ausa ja puhta spordi eest täna ja homme ja ülehomme. Üleeile oli märtsiküüditamise mälestuspäev, mis puudutas väga paljusid Eesti perekondi. Aga mis küll sundis kedagi tegema otsust mälestusküünlad buldooseriga kokku lükata. Täna on Priiuse põlistamise päev, aga millegipärast kutsutakse seda ajakirjanduses Priiuse põlistumise päevaks. Justkui kukuks Priius kuskilt sülle, ilma et ise peaks lillegi liigutama. Ei kuku ju. Vesi jäätub, aga Priiust hoiavad, hooldavad ja arendavad ikka inimesed. See ühetäheline vahe põlistuma või põlistama pole tühi asi, pole maitse asi, vaid on mõtteviisi küsimus. Ja väga põhimõttelisel viisil. Kas me võtame endale passiivse kõrvaltvaataja rolli või oleme valmis ise osalema, ise põlistama oma Priiust igal jumala päeval, seistes vastu valskusele, vaimupimedusele ja mõttelaiskusele. Täna ma kutsungi teid siin Viimsi Jakobi kirikus mõtlema kõigile neile, kes on läbi aegade kaasa aidanud Eesti Priiuse põlistamisele. Ja pöialt hoidma kõigile neile, kes on valmis Eesti Priiust põlistama ka edaspidi. Täna, homme, ülehomme, kõigil tavalistel, aga ühtaegu alati ka erilistel päevadel. Aitäh! Head Lennart Meri lähedased, head sõbrad ja kõik külalised. Eesti täitub tänavu 22 aastat taasasutamisest vabariigina. Täna räägime ja mõtleme vabaduse kestmajäämisest. Täna võrdleme end esimese Eesti Vabariigiga, selle 22 aastaga ulja vabadussõja võitnud noore Euroopa riigiga. Ning seejärel Eesti Vabariigiga eksiilis. Daamid ja härrad, kui peagi täitub Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, on meil ikkagi ette näidata vaid 49 vabaduse aastat, 51 eksiilis veedetud vabaduse aasta vastu. Mõtlema panevad numbrid mõlemad. Tahaksin nende arvude juurde lugeda ühe Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mõtte. Jätkem siiski meelde, et kõige aktiivsemalt kõneldi maailmarahu kindlustamisest vahetult enne teise maailmasõja puhkemist. See on minu arvates Euroopa kõige mõrum õppetund, sest jõudude tasakaalu püüti säilitada põhimõtete ohverdamisega. Euroopa kõneles demokraatlikult, kuid tegutses imperiaalselt. Mõelgem natsistliku Saksamaa taasrelvastumisele, Austria Anschlussile, Tšehhoslovakkia tükeldamisele ning arvukate riigijuhtide siirale veendumusele, et niiviisi šantažeeritud Euroopa astub vastu muretule rahuajal.
Seda usuti väikeses naiivses Eestis. Seda usuti Soomes ja Rootsis ning siis, kui Chamberlain tagasiteel Münchenist maandus Inglismaal tõotades Peace for our time. Seda õpitakse Euroopa koolides, seda õpitakse Šveitsi koolides, kuid Eestis see ei ole õppetud, vaid kõige kaalukam osa meie tänasest identiteedist. Nimelt, julgeolek on kallis. Täna on 1. ja 2. Eesti Vabariik ühevanused. Me kõik soovime, et see nii ei jääks. Palju sõltub eelkõige meist endist. Ning veel üks Lennart Meri mõte meile tänase vabaduse kestmajäämise päeval. Tahaksin, et mõnedes nägudes oleks vähem kalkust ja rohkem osavõtlikkust, kohusetunnet ja armastust. Armastusest sünnivad lapsed, kes meie riiki edasi ehitavad. Armastusest sünnib see Eesti Vabariik, mille üle võime uhkust tunda. Daamid ja härrad, meid ühendab täna siin ühine mälestus. See on Eesti mälestus, mida me ilmselt jagame teistega Euroopas ja maailmas ja ka siin Viimsis. Ülehomme 29. märtsil möödub 84 aastat Viimsi aukodaniku president Lennart Meri sünnist. Ta tuli Rohuneeme mere äärde 1999. aastal. Me kohtusime siinsamas üle tänava vana koolihoone remontimata ruumides, kus arutasime uue Püha Jaakobi kiriku ehitamise võimalusi. Temast sai uue kiriku ehitamisega patroon. Püha Jaakobi kirik on tänaseks ammu valmis. See oli esimene sõjajärgsel ajal ehitatud uus luteri kirik Eestis. Viimsi vald on 2012. aastal asutanud Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri nimelise stipendiumi. Seda antakse välja, et jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ning Viimsi valla aukodaniku mälestust ning innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilasi. Neid, kes on seotud Viimsiga ning õpivad mõnel humanitaarteaduskonna õppekaval ja on seadnud eesmärgiks erialase uurimistöö koostamise. Mul on au täna välja kuulutada selle stipendiumi 2013. aasta voog. Ootame aktiivset osavõttu. Stipendiumi statuut avaldatakse Viimsi valla koduleheküljel, meedias ning ülikoolide infolehekülgedel. 2012. aastal otsustas komisjon stipendiumi mitte välja anda. Kuid sooviksin siiski tänada esimest julget üliõpilast, kes oma töö konkursil esitas. Tänud Paula Talijärvele tubliduse ja julguse eest. Ma paluksin talle aplausi. Terra pax hominibus
exterra